Tere hommikust! Tere tulemast tänasele OKR-i webinarile. Ma vabandan väikse viivituse pärast, tehniline viperus, aga nüüdseks on asi loodetavasti korras. Mina olen Andrus Lepik, tippjuhtide kasvutreener. Mõni aeg tagasi, kui minuni jõudis tunne ja teadmine, et ma tahan OKR-ist webinaris rääkida. Jõudis minuni ka arusaam, et ma ei taha seda teha üksi, vaid kellegagi oma headest kolleegidest, et teile, head huvilised, anda suuremat lisaväärtust. Ja kui ma eile õhtul järele mõtisklesin, siis minu hea kolleeg, kes täna siin minuga koos, ma leidsin meil kuidagi nii palju sarnasust. Me oleme ühe kandi mehed, me oleme koolivennad, ealiselt ei ole meil suurt vahet. Mõlemad oleme ülikooli läbi käinud, mõlemad oleme umbes 30 aastat olnud erineval tasemel tippjuhid erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes, juhtinud neid ise kontserne ja nii edasi. Enam-vähem ühel ja samal ajal tundsime, et tegelikult tahaks teha muutuse, teha arengusammu edasi oma ärikogemuses ja hakata edasi andma oma kogemust, oma õpitut teistele, et ka nemad saaksid paremaks. Aga mõistagi on meil ka palju erinevust, sellepärast, et me oleme erinevad inimesed ja meil on erinevad kogemused. Nii et vaatamata sellele, et meis on palju sarnasust, usun, et tänasest webinarist saate tänu sellele, et meid on siin kaks kindlasti suuremat lisaväärtust. Tere, Anti! Joo, tere, Andrus! Rõõm, et sa võtsid väljakutse vastu ja liitusid siin täna minuga. Võib-olla paar sõna endast ka. Paar sõna endast. Sa tegid juba nii ilus sissejuhatuse ära, et ma võib-olla ei hakkakski väga palju rohkem siin lisama. Et ma olen ligi 30 aastat töötanud juhina, peamiselt rahvusvahelistes ettevõtetes ja juba 2 aastat olen pühendunud nüüd täielikult kasvutreenerina Eesti tublide ettevõtete arendamisele ja mul on rõõm olla sinuga täna siin stuudios. Hästi, aga lähme liikuma. Lähme. Aga ma annan sulle jutujärje kohe üle, et ole hea hakatuseks mõne sõnaga, mis on empowerment ja mis tööd me aitame meie klientidel ära teha? Selline küsimus. Empowerment aitab ambitsioonikatel juhtidel oma unistused suurema kindlustundega ellu viia. Ja selleks me treeneritena aitame juhtidel luua ambitsioonikad võitja mõttelaadiga meeskonnad, kes päriselt ka suudavad endale seatud ambitsioonikaid eesmärke saavutada ja tulemusena tekitada jätkusuutlikult suurepäraseid tulemusi. Ja kuidas me seda teeme? Me aitame seda saavutada läbi tervikliku juhtimissüsteemi rakendamise, mille 3 olulist sellist sammast on eesmärgi selgus, rollide selgus ja normide selgus. Just. Nii lihtne ongi. Just, täpselt. Ja lihtsuses peitub võlu, eks? Nii on. Nii et asju ei pea keeruliseks mõtlema, asju ei pea keeruliseks tegema. Aga räägime nüüd sellest, mille üle me täna arutleme. Sest me arutleme koos teiega, head osalejad, OKR-i teemadel täna. Ja ma tooks esile 3 sellist põhilist teemat, millel meie fookus saab täna olema. Esiteks, ja seda tulenevalt tänase webinari eesmärgiks, esiteks raamistikust, kuidas OKR ettevõttes tõhusalt rakendada. Teiseks, me räägime täna strateegia, igapäevase töö ja meeskondliku vastutuse ühendamisest, ehk struktuur ja rütm, kuidas OKR elus hoida. Ja kolmandaks toome esile ka levinumad vead OKR-i rakendamisest, mis jällegi aitab ju neid vältida, liikuda selles suunas, et neid oleks vähem ja et OKR-i kasutamine oleks võimalikult tõhus. Nii et need on need 3
põhilist teemat, mille ümber meie tänane arutelu jutt hakkab käima. Küll aga ma soovin teid, head osalejad, kohe võtta kaasa. Me Antiga soovime teid võtta kohe kaasa ja selleks oleme ette valmistanud siin ühe slaidi Mentimeetri abiga, et tajuda paremini teie valmisolekut nii tänaseks webinariks kui siis laiemas pildis, eks ole, OKR-i teema teie jaoks. Ja esitan teile 2 küsimust hakatuseks, millele ma palun, et te aktiivselt osalete ja vastate täpselt nii, nagu asjad on. Ehk et kas kasutad OKR-i metoodikat, vastus lihtne. Jah või siis ei. Olge head. Väga meeldiv on see, et lööte aktiivselt kaasa. Need, kes veel ei ole liitunud, tehke seda ka. Mida see pilt ju meile näitab suuresti on see, et siin on, ütleme siis 30-40% neid, kes seda kasutavad ja ju siis tahaks saada sellest paremaks. Kuulata teiste nii-öelda kogemusi, sest alati on midagi õppida ja 60-70% neid, kes seda metoodikat ei kasuta, aga tundub põnev. Mõlemad on õiges kohas. Mõlemad on õiges kohas, et tahaks teha ju esimese sammu, saamaks aru, et kas minu huvi on jätkuv. Tahan ma ära proovida, sest ega sa muidu teada ei saa, kui ei proovi. See on ka ilm nagu selge. Ja aitäh teile, kes vastasid. Ja teine küsimus on veel, mis ilmub teie ette kohe ekraanile, kus on puhtalt teie subjektiivne hinnang. Mis tasemel on teie OKR-i kasutamise oskused ja hinnake seda 1-10 skaalal. Kas küsid seda nüüd neilt, kes juba kasutavad ilmselt siis? No jah, sellepärast, et neid, kes ei kasuta, on see 0, eks ole. Statistika nagu õigemini mitte 0, vaid 1, eks ole. Nii nagu meil kooli all kenasti ju mäletad, Anti öeldi, et 0 pole number, eks ole. Aga lööge minu pärast need ka kaasa ja sellisel juhul ongi need oskused 1 ja siis nii ongi. Nii et teeme näpud ja teeme mõtte soojaks, sest mis ongi ju, ütleme, siukse koolituse ja treeningu võib-olla kõige olulisem vahe. Üks on see, et ma truut kuulan, püüan mõelda kaasa, aga teine on see, et ma löön ka kaasa, eks ole. Ehk et olgu siis kasvõi läbi selliste lihtsate küsimuste ja vastuste. Aga näed, siin tuleb väga kenasti välja, et ilmselt, et need, kes täna ei rakenda, need on pannud siis ühe ja teised on kuskil skaala keskel. Teised on kuskil skaala keskel. Potentsiaali meeletult. Potentsiaali on meeletult, arenete teie ja hiljem palume teil ju jätkuvalt kaasa lüüa lootuses, et areneme ka ju meie ise. Kindlasti areneme, eks ole, läbi teie küsimuste kasvu. Sa oled ju juhina olnud, et see, kes mingit treeningut läbi viib, areneb ju kõige enam. Just. Et me oleme nagu juba nii-öelda kasut sees, eks ole. Privilegeeritud kohas. Ja nii, et aitäh teile selle eest, me kohe liigume webinariga edasi, võib-olla lihtsalt mõned mõtted siia veel stardiks kaasa. Et mul on ikka meeldinud see ütlus, et kui tahate õpetada inimesed uut moodi mõtlema, ärge püüdke neid õpetada, andke neile hoopis tööriist, mille kasutamine viib uut moodi mõtlemiseni ja seda me püüame siin Antiga teile ka täna edastada. Ja teiseks, alati on kasulik õppida neilt, kes on juba seal olnud, kuhu sa teel oled või tahad jõuda. Nii et las need mõtted jäävad meid saatma. Me kaasame teid kindlasti webinari jooksul küsides, kas siis nimepidi või vabatahtlikke, nii-öelda mõistagi võite chati kirjutada ja võib-olla üks oluline asi veel siiski tänapäeva maailmas, see webinar salvestatakse. Te peate seda teadma nende jaoks, kes siis täna kohal ei saa olla, aga oleks siiski teemast huvitatud, et nemad saaksid selle järele vaadata. Kellelegi teie hulgast me kingime raamatu webinari järgselt. Kes on, me praegu veel ei tea, otsustame siis, kui on webinar läbi, aga ta on märgiline raamat, mõistagi seotud OKR-i metoodika, OKR-i mõtteviisiga ja kirjutatud tegelikult selle mehe poolt, kes ju sünnitas OKR-i, kui nii võib öelda.
ja tänaseks on seda metoodikat ju rakendatud 25 ja pluss aastat peale. Napp 25 ja pluss aastat peale. Aga me lähme nüüd vastavalt tänastele nii-öelda fookusteemadele liikuma. Ja esimene mäletate oli siis raamistikust räägime, kuidas OKR-i ettevõttes tõhusalt rakendada. Ja mõeldes selle teema peale, valmistades tänast webinari ette, kirjutasin ma enda jaoks nagu väga selge nii-öelda punkt number 1, mis me siis selle peatüki all teiega jagame ja omavahel jagame. Ehk et me loome selguse ja ühtse arusaama. Et see on nagu nii väga tähtis ja OKR metoodika ei ole siin mitte mingisugune erand. Ja selguse loomist alustame ka vast sellest, et miks siis OKR metoodika. Aga sellel lihtsal põhjusel, et ta toetab isikliku arengu teostamist, isikliku arengu strateegia saad tõhusalt luua, kasutades isikliku arenguplaani, on olemas selline tööriist, OPPP on selle nimi. Ja mu hea kolleeg Toomas paneb teile chati lingi üles ka, kes veel ei tea, mis see on, saate webinari järgselt teile sobival hetkel teha lähemat tutvust. Ja Anti, võib-olla sina tood siis esile, kui me räägime OKR metoodikast, et ta toetab ettevõtte arengu teostamist, eks ole, aga läbi siis nii-öelda mille, võib-olla sa tutvustad osalejate siis seda poolt. Ja, selles mõttes, kui me räägime ettevõtte arengust, siis on kõigil üsna selge see, et meil on olemas mingid pikaajalised eesmärgid, meil on strateegiad sõnastatud, aga tulemuste saavutamine sageli jääb siis ju selle elluviimise taha ja see ongi tegelikult see koht, kus ettevõtetel sageli jääbki vajaka sellisest heast tööriistast ja see OKR-i metoodika täidabki selle tühimiku, mis aitab just nimelt kokku leppida need vajalikud arenguhüpped mingisuguse lühema perioodi jooksul, sellised taktikalised hüpped, et me ikkagi tõenäoliselt ka koos meeskonnale liiguksime sinna strateegiliste eesmärkide suunas. Nii et see on minu jaoks nagu see OKR-i koht nii-öelda sellises juhtimise nii-öelda sellises mõttes. Ja just, et strateegiline mõtlemine, eks ole, elluviimine eelkõige, eks ole, aga see sama visioneerimine, strateegiline mõtlemine, siis me täna ei räägi sellest pikemalt, aga ka seal on üks väga vahva tööriist olemas, eks ole. OPSP, strateegia ühel lehel ja hea kolleeg paneb jälle teile kas chati sellegi üles, saate endale sobival hetkel teha tutvust. Ehk et kui me räägime selguse loomisest ja ühtsest arusaamast, siis miks OKR metoodika, aga sellepärast, et ta toetab isikliku arengu teostamist ja seeläbi ka ettevõtte arengu teostamist. Elluviimist, arengu tekitamist. See on nagu nii-öelda see koht. Fundamentaalne nii-öelda, eks. Hästi, aga lähme siit edasi. Me räägime arengust, eks ole. Eile oli minu enda jaoks vähemasti selline vahva ja mänguline, natuke intrigeeriv. Anti postitas just LinkedIni siis tänasega seonduvalt mõtteraasu ja kasutas seal sõna muutus ehk muutuste juhtimine. Ma peegeldasin sinna kohe vastu ja mängulisus seisnes selles, et sõna muutus asemel kasutasin mina sõna areng. Et ühelt poolt on sõnade mäng, aga teisalt ei ole ka, sest ega semantika on hästi oluline. Oled sa Anti nõus, eks ju? Sõnad on väga tähtsad ja kui me jõuame ka OKR metoodikas ju eesmärgi ja võtmetulemuste sõnastamise juurde, siis sõnadel on siin eriti suur roll. Absoluutselt. Nii et kellele meeldib rohkem kasutada sõna muutus, kellele areng, ma ei tea, kas sa oled minuga nõus, aga mina olen sinna vahele tõmmanud võrdusmärgi. Ilma muutuseta arengut ei toimu, jah. Jah. Ja areng eeldab muutust või vajab muutust. Ja vice versa, eks ole. Nii et selles mõttes isegi julgeks öelda, et kasutage, mis sõna tahate. Oluline on see asja olemus, eks ole, et ma tahan mingeid uusi maid avastada, eks ju, ja innustunult ja uudishimulikult sinna poole liikuda, et see on nagu põhipoint. Kolmas, mis vajab nagu rääkimist, et kui me siis muutusest või arengust räägime, siis tänase webinari OKR-i kontekstis me ikkagi räägime siis arengust vastu visiooni, eks ole, suurt eesmärki ja vastu strateegiat. See on see, mille ümber me jutt käib. Aga meil on vaja veel luua selgus ühes olulises asjas. Loome selguse KPI-des ja OKR-ides. Nüüd sa avasid selles mõttes selle suure laeka, ma arvan, mis
mis on paljudel inimestel nii-öelda see küsimus, et mis asi on KPI ja mis asi on OKR ja nii, et ma arvan, et see on hea, et sa selle nii-öelda asja nüüd korda. Nojah, on muidugi ja vaata, nagu me Anti ju tegelikult igapäevaselt kogeme erinevates Eesti ettevõtetes, erinevates Eesti paigus, erinevates valdkondades. Ega need küsimused on ju samad, on ju, need väljakutsed on täpselt samad ja ega see täna webinari need teemad ja mõtted on ka sealt tulnud elust enesest, need ei ole kuidagi näpust imetud ega välja mõeldud, et just, et selgus KPI-des ja OKR-ides, meil on üks vahva slaid teile selles osas pakkuda ja ma palun Anti sul seda siis nagu lahti seletada. Ma usun, et me saame kohe selle slaidi endale siia ekraanidele ka. Aga seni, kui seda slaidi pole, siis korra veel, kes ei tea, OKR O on objective ehk et eesmärk, arengu eesmärk ja KR on siis key result ehk võtmetulemus, on ju? Et sellest moodustub lühend OKR, aga Anti, ole hea, sõna sulle, et mõtesta palun seda vahvat slaidi pisut lahti. See on selles mõttes üks meie selline nii-öelda üks olulisemaid illustratsioone, mida me kasutame siis nii-öelda oma töös ja see on tavaliselt see koht, kus juhtidel nii-öelda käib nagu selline klikk, et mul läks nagu selgeks. Ehk siis on see, et igal ettevõttel on oma selline olemasolev äri ja seda on vaja juhtida. Ja seal tegelikult tagavad tulemused meie välja töötatud ja timmitud protsessid. Ja seal me kasutame siis tegelikult siis nii-öelda KPI-sid või siis nii-öelda Key Performance Indicatorid või nii-öelda tulemusmõõdikuid ja selle kaudu käib kogu meie siis nii-öelda olemasolev äri juhtimine. Aga selleks, et meie äri areneks, tuleb samaaegselt, nimetame siin seda dual focus või see, et juhil peab olema nagu selline kahene fookus jooksvale ärile ja samal ajal siis ka arengule, et seda arengut tuleb samaaegselt juhtida ja siin tulevadki siis appi meile nii-öelda OKR nii-öelda siis arengu eesmärgid, eks OKR metoodika abil. Ja me oleme ka nii-öelda siis sellist soovitanud ka seda, et ka juhi ajast nii-öelda vähemalt 20% iga nädal peaks minema just nimelt selle arengu tekitamisele ja siin nii-öelda tarkus on tegelikult see või oluline, et kui tavapärane äri nii-öelda selles mõttes nii-öelda toimub ka teatud inertsiga ja seal on inimesed protsessid, siis juhi roll on kindlasti jõuga fokusseerida sellele, et see areng oleks nagu fookuses. Nii et selline lühikene see minu arusaam sellest. Absoluutselt, hoiame selle slaidi veel hetke ees, et võib-olla nii palju sinuga veel Anti mõtted vahendada kuulajatega ka, et just, et hoida jõuga ühelt poolt, aga teiselt poolt mõistagi luua tingimused selleks. Et on ju, et mingi... Nagu juhi ülesanne on, eeldusi luua. Täpselt nii, et see ka jääks nagu kõlama, eks ole, et ikkagi luua see raamistik ka selline, et on võimalus võtta aega arenguks, eks ole, ja mitte lihtsalt võimalus, vaid ikkagi ka, et seda tehtaks süsteemselt, on ju, läbi siis juhtimiskalendri, läbi oma nii-öelda nädala kalendri, et need on kõik nii-öelda toetavad elemendid ja nii nagu te selle slaidil nägite, sa Anti esile tõid, et suuresti on ju tegemist mõtteviisi küsimusega. Ja see on vist ka üks suuremaid väljakutse, eks ole, meil meeskondades on ju tegelikult mõtteviisi areng või siis muutus. No see mõtteviisi muutus ju peab käima mitmel tasandil, tegelikult ka ju selle sama nii-öelda OKR-i metoodika rakendamisele peab tegelikult ju eelnema mõtteviisi muutus. Just nimelt see, et ma soovin teistmoodi oma nii-öelda arengut juhtida. Ehk siis see konventsionaalne, tavaline, laialt kasutatav mõtteviis on ju see, kus ettevõte loob ülevalt alla sellise nii-öelda KPI-de ja ootuste kaskaadi, pannakse sinna inimesed külge ja siis nii-öelda aasta alguses antakse eesmärgid ja KPI-d paika ja siis, ma ei tea, võib-olla räägitakse seda, vaadatakse üle sagedamini, aga tavaliselt siis aasta lõpus vaadatakse. Ehk uus aasta lubadus, eks? Uus aasta lubadus ja kuhu me välja jõudsime, eks. Aga OKR nii-öelda selles mõttes kasutamine või OKR võimaldab tegelikult kasutada hoopis teist sellist dünaamilisemat, agiilsemat arengujuhtimist,
mida tänases maailmas on nagu eriti palju vaja, sest et tegelikult üldse rääkida väga kindlatest pikaajalisest plaanidest tänases kontekstis, kus isegi tollimäärad muutuvad suurel skaalal, ei ole mõistlik ega mõeldav. Nii et see on tegelikult see mõtteviisi muutuse koht kindlasti. Hästi, aga teeme siis korraks nii-öelda sellest olulisest nii-öelda lähtepunktist räägitus kokkuvõtte, ehk et 80-20 jäi meile meelde, eks ole, nii-öelda igapäevase äri juhtimine, eks ole, 80 ja 20 nii-öelda tuleviku äri juhtimiseks võimekuste loomine, konkurentsieeliste loomine, 20%, eks ole, ja kui niimoodi lihtsalt kuidagi illustratiivselt, visuaalselt, eks ole, siis siin on meil nii-öelda KPI-d ja siin on meil OKR-id, eks ole, nad on paralleelsed. Just. Lähme edasi ja mis on veel, kui me ju räägime nagu selguse loomisest, eks ole, et siis oma olemus, et mis see arengu eesmärk on, ta on ju tegelikult nii-öelda prioriteetne tegevus, eks ole, et kui sa otsustad, et sa mingil perioodil, ütleme näiteks on kvartal, eks ole, sa jõuad mingile uuele arengutasemele milleski, eks ole, arened millest või siit nii-öelda sinna ja sa tahad, eks ole, näiteks 3 kuu pärast olla vot selline, eks, siis sa keskendud just nimelt selle sama eesmärgi saavutamisele, eks ju, ja kõik muu ei ole tähtis. Sest su fookus on nii-öelda seal. Muu ei ole nii tähtis, sest ära ei saa ju unustada igapäevast äri, nagu me rääkisime. Ja nii, et kogu aeg tegelikult, me tuleme siia hiljem natuke tagasi ka, aga ma ütleksin, märgiline on nagu seoste loomine. Sul kogu aeg sa pead suutma nagu luua seoseid. Ahah, nüüd on mul, eks ole, fookus siin, eks ole, aga see mõjutab vot seda. See tuleneb vot sealt. Ja kui sa treenid sellist seoste loomist oma peas, visuaalis, minu pärast pane endale nii-öelda paberile, eks ole, ja tootega oma meeskondadele ja juhtub oma meeskonnale esile, eks ole, et sul on kogu aeg silma all nagu see seoste loomine. See aitab nagu nii-öelda väga palju ja sa ei lähe nii-öelda kaduma. Oled päri? Päri, jah. Ja just. Nüüd, aga miks siis OKR klaarime selle ka veel ära, eks et kõik liiguvad samas suunas, eks ole, nii-öelda sama sihi poole, selgete prioriteetidega ja püsiva rütmiga ehk juhtimiskalender. Ja seetõttu ongi väga hea ja kasulik OKR-i metoodikat nii-öelda kasutada, eks ole. Aga tegelikult on ju niimoodi, et ei saa öelda, et vot nüüd kasutage OKR-i kõik ühtemoodi, kõigis ettevõttes, kõigis valdkondades, minu pärast ka ettevõtte siseselt, seal on variatsioone väga palju. Ja tulebki oma organisatsioonile see tegelikult kohandada ja seda ei saa teha mitte kuidagi teisiti, kui lihtsalt treenida ja veel kord treenida. Küll aga on teatud nii-öelda tuumpõhimõtted, mis tahaks siinkohal selguse mõttes üle käia. Üks on kindlasti agiilsus, eks ole, see sama, mida sa Anti juba esile tõid, et sa hoiad nii-öelda rütmi, sa hoiad tempot, sa jälgid, mis ümberringi toimub ja vajadusel nii-öelda sätid suunda. Siht on sul paigas, aga sa sätid suunda sihini jõudmise. See on kindlasti üks asi, mis sa veel esile tooksid. Sa mõtled, et OKR-i seadmise? Ja, mis on need tuumad, et sõltumata sellist, kuidas sa kohandad oma ettevõtte jaoks, teatud asjad on ju nagu paigas. Ma tooks ja liiguks võib-olla isegi edasi, et mõned printsiibid nii-öelda selle nii-öelda OKR-i nii-öelda metoodika rakendamisel on ikkagi need, et nii-öelda see eesmärk või see objective, eks, et see peab nagu selgelt väljendama seda soovitud olukorra muutusteks. See on ju see ja siin isegi kasutatakse seda, et see võiks olla selline nii-öelda julge ja värviline ja kirju ja see peaks olema tehtud sellises nii-öelda selle konkreetse meeskonna või ettevõtte sellises vaimus, et peaks olema sõnastatud see arengu nihe. Ja võtmetulemused siis tegelikult juba annavad sellele arengule siis nii-öelda selle uuele soovitud nii-öelda kohale teatud koordinaadid, siis et mille kaudu me mõõdame, et see nii-öelda arengunihe saaks olema ära tehtud. Et ma arvan, et see on nagu, need on kaks nagu OKR-i siis nii-öelda seadmise juures sellist kaks olulist printsiipi. Aga ma võib-olla mõned siis toon siia juurde, agiilsusest rääkisime, eks ole, mis tähendab O, mis tähendab KR, eks ole. Selles mõttes ka lihtsus, et eks ole, mis oli ju üks selle OKR-i nii-öelda looja ju soov ka, et me ei kulutaks tohutult aega eesmärgistamisel.
et täna me ikkagi räägime niimoodi, et no tõepoolest on niimoodi, et kui ma näiteks kvartali plaani kokku lepin, eks ole, siis ega ettevõttes selle nii-öelda ja plaan on siis ühelt poolt on KPI-d, aga tänane fookus on meil OKR-idel, eks ole. Tulemusootus Täpselt ja nii. OKR ehk siis see arengu eesmärk, eks ju. Täpselt nii, et tegelikult ei kulutata üle 1–2% ajast. Ja meil on nii-öelda fookus paigas. Ja nüüd tegudele, on ju. Mis on nagu hästi tähtis fundamentaalne tuum, on see, et toimuks joondamine ja OKR-i seadmine ja OKR-i kasutamine ehk rakendamine oleks läbipaistev. See on nagu ka fundamentaalselt, eks ole, oluline. Erandjuhte on alati. Mingid top secretid, jätame need nii-öelda kõrvale, aga põhiprintsiip on ikkagi see, et toimub nii-öelda joondamine, eks ju, horisontaalselt ja vertikaalselt, eks ole, tiimide vahel, valdkondade vahel, ma ei tea, tütarettevõtete vahel, kui soovite. Aga see ikkagi saab toimuda väga kiirselt, sest see, mida sa räägid, see joondamine ja kõik see kõlab nagu väga keeruline ja aeganõudev, aga siin ongi see koht, vaata, kus nii-öelda on vaja rakendada nii-öelda sellised rituaalid, eks, mida me siis nii-öelda treenime ja seeläbi me tegelikult suudame ka selle nii-öelda eesmärkide seadmise või fookuse seadmise protsessi muuta nagu väga kiireks. Tegelikult ja meie oma praktika ettevõtetest või ka oma enda empowermenti tiimis, et nii-öelda kvartaalse fookuse seadmine lõppkokkuvõttes on pigem, ütleme, tundide kui päevade ja nädalate küsimuseks. Ja, absoluutselt. Ja sa jõudsid, eks ole, kenasti rütmilisuse juurde, on ju. See sama rütm peab olema siin taga, mis siis OKR-i nii-öelda kasutamist toetab, eks ole. Seostest juba rääkisime, kui olulised on nii-öelda seosed, eks ole, eks sealhulgas OKR-e seades alati esitada endale küsimust, kuidas mina oma selle kvartali arenguga saan mõjutada, eks ole, ettevõtte arengut ja millist siis organisatsiooni võtmetulemust mina oma arengu eesmärgiga mõjutan. Ja küll, ja paar asja veel, mis on niisuguse tuum, igal siis arengu eesmärgil peab olema omanik, igal võtmetulemusel peab olema omanik. Et see on nagu hästi tähtis, et nad ei oleks kuskil õhus rippumas, et leppisime midagi kokku, aga kes siis nii-öelda omanik on, eks ole? No see tegelikult ongi ju nii-öelda, et kui me natuke rääkisime sellest, et nii-öelda see OKR, ma arvan, et see on paljudele teada, eks siis ja sai ka üle nimetatud, eks, O on see nihe ja võtmetulemused on need siis, mille kaudu me siis seda nii-öelda arengunihet mõõdame ja minu jaoks ka oma enda arengu ja avastuse teel tegelikult see koht, kus me leidsime seda, et me meeskonna arenguhüpet kirjeldades, võtmetulemusi sõnastades, me jõuame tegelikult sinna, et iga võtmetulemus meeskonna tasemel siis võtab ühe võtmetulemuse eest nagu vastutuse, asub sinna nagu omanikuna peale, eks. Ja see ongi tegelikult see, see minu jaoks nagu maagiline koht, kus asjad hakkavad juhtuma, eks. Et me koos meeskonnana igaüks võtab ühe võtmetulemuse eest vastutuse ja sellega me tagame, et see arenguhüppe toimuks ja kui sinna ehitatakse peale, siis need iganädalased ülevaatused ja tekib see accountability juurde, teineteise vastu selline kohustumus, siis hakkavad asjad juhtuma ja see ongi see, nagu öeldakse, keegi ütles see, mis rähnipoja puu otsa viib, et kui sul seda ei ole, siis need eesmärgid jäävad uusaasta unistuseks. Sinna tuleb välja jõuda, et meeskonna liikmed võtavad vastutuse ja hakkavad iganädalaselt siis tegevusi leidma ja tegema nende võtmetulemuste vastu. Just. Väga hea täiendus. Aga meil on aeg osalejaid kaasata ja ma küsiks teie käest nii, et mis on OKR sinu jaoks? Kas on keegi valmis vabatahtlikult nii-öelda sõna võtma ja oma lihtsalt mõtet meiega jagama? Aga siis ma küsiks... Lõikasin sisse, keegi tahtis tulla liinile? Ei. Aga siis ma küsiks niimoodi, et pöördus konkreetselt teie poole, loodan, et
olete julged ja nii-öelda jagate meiega oma kogemust. Mis on sinu jaoks OKR? Et Liina Kaldväli, kas sa oled meiega? Hea küll, aga Ain Kaljumäe? Kas sina oled valmis meiega oma mõtteid jagama? Ja mina olen olemas. Ma teeks te kuulete mind ka. Jaa, ole hea, Ain. Minu oleks ikkagi suhteliselt uus asi, et ma tahtsin tegelikult osaleda täna selle eesmärgiga, et kuulata üldse, et mis see täpsemalt on ja kuidas see võiks mulle kasulik olla. Aitäh sulle. Margus Puussepp, mis sina arvad? Jaa, tere. Tere. Eks ma ka ikkagi ühinesin, et õppida juurde, et olen ise tänu Antile ja ka Toomasega suheldes õppinud, lugenud neid raamatuid ja sisse viinud teatud OKR-id oma nägemispunktist vastavalt oma ärile ja pean tunnistama, ega see lihtne ei ole selles suhtes, et just see meeskonna kaasamine ja nende silmade avamine samamoodi. Ühesõnaga ma mõistan seda kasvutreeneri osatähtsust, kuigi ma ise seda kasutanud veel ei ole. Anti on helistanud, Toomas ka, aga konksu otsa veel mind saanud ei ole, aga elame näeme. Küll sa siis ise annad märku ka aeg küps, eks ole? Eks ole. Jaa, aitäh sulle. Sinu kogemused või kuidas sa sõnastaksid, mis see OKR siis sellisena on võib-olla? No OKR minu jaoks ongi ikkagi reaalne, praktiline selline tööriist selleks, et tekitada pidevalt arenguid, mis on vajalikud selleks, et ju mingite nii-öelda ambitsioonikate eesmärkide suunas liikuda, sest et fundamentaalselt me teame, et kui me teeme asju nii, nagu me täna teeme kogu aeg, harjumuspäraselt protsessides, siis me saavutame enam-vähem samasuguseid tulemusi, nagu me oleme saavutanud, või siis on seal selline väike inkrementaalne, väikene kasv, eks ju, ja nii edasi. Kui me tahame teha suuremat kasvuhüpet, siis meil on vaja hakata midagi teistmoodi tegema. Ja selleks ma ei tea täna paremat metoodikat kui OKR, mis võimaldab sul nagu isegi nii-öelda eesmärgistamises isegi ju nagu hullu panna, et sa nagu sõnastadki nii-öelda selle arenguhüppe nagu nii-öelda sellisena, mis hakkab tõesti inspireerima tiimi, eks. Ja siin me jõuamegi nii-öelda ju selleni, et nii-öelda OKR-i nii-öelda põhimõte on see, et kas või üks nagu printsiip, et OKR-i peale ei soovitata ehitada tulemustasusüsteem, eks. Et kogu tulemustasustamine olgu nii-öelda siis tulemusmõõdikute peal, KPI-de ja muude asjade peal, et OKR-i tasub kasutada puhtalt sellepärast või selle jaoks, et nagu meie teod ja tegemised ja saavutused nagu tõesti nagu kastist välja ulataksid. Just. Aitäh sulle. Ma võtan siit üle, et mina olen ka enda aeg nagu mõtestanud, et ühelt poolt on ta juhtimistöörist, eks ole, aga teiselt poolt on ta kindlasti selline nagu mõtteviis. Ja ma võib-olla isegi sõnastaks veel nii, et ta on nagu juhtimiskultuuri osa. Kindlasti on, jah. Eks. Aga mina olin alustades OKR-i kasutamist enda ja meeskonna treenimist. Ma olin ikka nagu püsti hädas ja kõige suuremat peavalu valmistasid mõnda aega, võib-olla 2 asja. Üks oli see, et oli prioriteetide rohkus. Kuidagi ei saanud, eks ole, meeskonnas siis me võitu sellest, eks ju, et tahad nii palju asju korraga ära teha. Ja päeva lõpuks konstateerid jälle fakti, et fookus on nagu hajunud, eks ole. Ja teine oli ikkagi see, et mis on tõeliselt väljakutse, tehtav, aga tõeliselt nii-öelda väljakutse, on see, kuidas nagu tegevuspõhiselt tulemuspõhiseks oma siis mõtteviisi ja käitumist muuta. Need on võib-olla 2 kõige sellist suurimat peavalu valmistanud momenti. Mis sa esile tood?
jah, seesama, mida me kohtame nii-öelda jällegi juhitöös täna omaenda nii-öelda sellises nii-öelda treeneri töös, et seesama nii-öelda fookuse puudus ja see ongi tegelikult see, kus me nii-öelda seda, kus me näeme, et seda OKR-i saaks väga hästi kasutada, aga oluline on ka veel selle juures nii-öelda selline kultuuriline muudatus, et me tõesti lepime kokku meeskonna tasemel, et meil on üks või et meil kõige olulisem üks arengumuudatus on see. Selle me nii-öelda sõnastame läbi oma nii-öelda OKR metoodika, toome sinna juurde siis meeskonna liikmete nii-öelda sellise kohustumuse vastutuse ja siis me tegelikult loomegi fookuse kõigi inimeste jaoks. See on see, mis paljudel täna inimestel ju puudu on, eks. Nii et selles mõttes ei saa olla rohkem kui üks prioriteet ja see on ka juhtimissüsteemi kultuuri küsimus, kuhu tuleb koos välja jõuda ja kui see on tehtud, siis tasub hakata nii-öelda juba nii-öelda OKR-i kasutama. Absoluutselt. Head osalejad, kes on nüüd OKR-i siis kasutamise rakendamisega kokku puutunud, kas mõni teist on valmis jagama teistega ka oma nii-öelda suurimat peavalu OKR-i siis rakendamisel? Oleks kasulik meile kõigile teada, ma usun. Lihtsalt mikker sisse ja kes olete ja tooge murekohad välja. Hommikust. Rasmus Kurm olen. Kuulda on? Ja. Tere. Fram ehk betoonelementide tootja. Meie paar aastat regulaarselt toimetasime OKR-idega. Ja kui sina ütlesid, et see peaks vähe aega võtma, et kokku leppida, mis on oluline, siis ma leian, et meil oli just keeruline ikkagi leida, et mis see fookus peaks olema ühes kvartalis. Ja sealt edasi tegelikult see, mis teie ütlesite, kui me lepime kokku objektiivi, millega kõik olid nõus, me panime oma key result'id ritta, panime vastutajad taha, siis mõte oli ju see, et juhtkonna liikmed, kes on vastutajad, võtavad selle key result'i, lähevad oma tiimi ja teevad sellest nii-öelda objektiivi oma tiimile. Ehk sealt tuleb see kultuuri teema, kas me ülevalt alla oskame inimesed kaasata sellesse vastutuse võtmisesse, sest kui vastutust ei ole, siis ju muutus ei tekigi, eks ole. See, mis teiega rääkisid, tore on, nagu tuleme nädala lõpus kokku, vaatame, kuidas nädal oli, lähme jälle edasi, aga me ei tee midagi. Aga tegemiseks peab aega võtma. Ja vaat see aja võtmise teema, tundsin mina, oli see, kus me ei osanud võtta piisavalt aega selle igapäeva toimetamise kõrvalt. Kogu aeg mul polnud aega, ma pidin päris tööd tegema. Ehk jällegi, kas see areng on oluline või see igapäevatöö on olulisem, need asjad tuleb ka kokku leppida siiski. Ja sealt see, kui suure ampsu me siis ikkagi võtame kvartaliga ja kas see on kvartali amps või 2 kvartali amps, eks ole, kas me saame seda poolitada. Aga ikkagi ma nagu kuulasin praegu ja tundsin, et see vastutuse võtmine kõige paremas mõttes natuke ikkagi hägustub ära, nii kui me siin allapoolega läheme, sest inimesed päriselt ju saavad palka ja teevad justkui oma tööd ja siis tuleb mingisugune selline asi, et kui nad ei saa aru, miks me seda teeme, siis ei hakka asjad ka üldse juhtuma. Ja suurepärane. Suur tänu, Rasmus, et sa sõna võtsid ja juhatasid tegelikult meie teise fookuspunkti või fookusteema kenasti sisse, mis on siis strateegia, igapäevase töö ja meeskondliku vastutuse ühendamisest, eks ju, struktuur ja rütm, et kuidas siis OKR-i nagu elus hoida, ja nii nagu esimese teema puhul, siin ma tooksin ka esile sellise nii-öelda valemi, mida mina enda jaoks nii-öelda ära ostsin ja mis mulle väga meeldib ja ma püüdlen siis selle järgimisele oma igapäeva toimetamistes. Fookus, rütm, distsipliin ja andmete läbipaistvus. Et me ju soovime, eks ole, tulemustele, mitte siis ülesannetele keskenduvalt kultuuri. Ja nii nagu ma tõin enda muredega esile, eks ole, et see ongi üks suur läbimurde moment ja sa tegelikult võtsid nagu need peamised takistused Rasmus kenasti kokku, aga räägime sellel teemal, et tõepoolest OKR ongi ju pingutus, siin ei ole kahtlust. Sest kui mõtteviisi muuta, siis see on vaieldamatult pingutus, aga nii on, kuidas seda pingutust nagu leevendada. Et arutleme Anti meie oma nii-öelda praktikate pealt, et kuidas meie seda nii-öelda teinud oleme. Et võib-olla ma teen otsa lahti selles mõttes, et
ma enne tähtsustasin nagu seoste loomist ja noh, kes siis kasutab OPSP tööriista selleks, lisaks sellele OPPP-d, aga küsimus ei ole mitte tööriistas, vaid need sama seosed, eks ju. Et sa ju arengut soovid suunata vastu siis midagi. Ja see midagi algab ikkagi jällegi juba visioonist peale. Kas see ikka on kokku lepitud? Kas sellest innustutakse? Kas strateegia, mis selle pealt on loodud, on selline, millega siis hakatuseks juhtmeeskond on kaasas ja innustunud, eks ole, siis ja niimoodi ta nii-öelda läheb, eks ole, 3-5 aastaks ette ikkagi, mis võimekused me näeme, et meil on vajalikud selleks, et oma konkurentsieelis luua. Ja nüüd sa hakkad selle peale ju tegelikult nagu ehitama. Vastu seda, ja nüüd ma räägin jälle seoste loomisest, vastu seda ju lepid jällegi organisatsiooni üleselt ehk juhtmeeskonnas kokku, mis on need aasta sellised arenguinitsiatiivid. Ja sellest omakorda tulenevalt jagad kvartaliteks. Ehk on paigas rütm, on paigas nii-öelda seosed ja ei tohi muidugi siin ära unustada seda, et kui suur siht on paigas, siis see suuna muutmine võib käia nii-öelda kogu aeg, sest sa peadki suunda muutma vastavalt sellele, mis ümberringi toimub. Võib-olla lisad siia nagu kommentaar, et see peab olema hakatuseks nagu paigas. Igal juhul vundament peab paigas olema. Rasmuse jutt nagu puudutas mind nagu nii-öelda päris mitmest kohast, seda tõi ka ju välja nii-öelda mitu sellist väljakutset. Üks puudutab siis seda, et nii-öelda kuhu me siis ikkagi fookuse seame, ehk siis, et mis on see prioriteet, mida me siis nii-öelda OKR metoodika abil siis nii-öelda sõnastame. Ja vastus on ju siis see, et see on see koht, kus meeskond lepib kokku. Meil on ka oma pakutud metoodika, kus sa nii-öelda kvartaalse rütmiga tegelikult siis läbi keskkonnaanalüüsi ja oma nii-öelda ühise pingutuse sa tegelikult lepid kokku. See on kokkuleppeline küsimuseks. Nii et sellisena sa saad alati ühe kõige tähtsama asja. Teine asi, kas see nii-öelda eesmärk või see arengu nihe siis nii-öelda on 1 või 2 kvartali peale. No jällegi kokkuleppe küsimus, soovitus ja parim praktika on ikkagi see, et see arengu nihe siis eesmärgistada nii-öelda siis kvartali kontekstis, et just nimelt, et see sagedus oleks tähtsam, mitte aasta kontekstis, selleks, et see sagedus oleks suurem ja see tagab tegelikult seda, et me saame aasta jooksul teha mitmeid nii-öelda selliseid arenguhüppeid. Nii et pigem ikkagi võtta see nii-öelda võtmetulemused sõnastada selliselt, et ta on kvartaliga tehtav, aga ometi siis ambitsioonikas, mida üks OKR peaks olema. Ja kolmas teema, mida tegelikult Rasmus siin välja tõi, oli see, et inimesed ei tee asju või ei võta vastutust. See on nüüd, nagu öeldakse, ja see on nüüd koht, kus teeme aja selgeks. See ei ole OKR metoodika probleem. see nagu öeldakse, ärme süüdista haamrit, kui nii-öelda naelad ei lähe seina sisse. Et siin tuleb vaadata otsa nagu selgelt meeskonnale, et kui me lepime kokku midagi ja me siis ei tee, siis see on laiem kultuuri probleem. Ja siin tuleb lahendada asju teistpidi, küll aga varem juba räägitud need olulised rituaalid, mis siin peavad olema, et me meeskonnana vähemalt kord nädalas vaatame otsa, kus me oleme ja lepime kokku, mis saab järgmisena tehtud. Eks? Et see rituaal on oluline, kui seda ei ole, siis räägime uusaasta lubadustest, eks. No just. Ja teine asi, mis on täpselt sama tähtis, on see, et ka juhil on oma inimesega sellised nii-öelda head rituaalid, eks, teatud regulaarsusega. Ta vaatab nii-öelda üks ühele, vaadatakse asjadele otsa, et inimene saaks ka liikuda nii-öelda nende tema enda siis endale võetud vastutuse nii-öelda siis suunas. Et kui neid rituaale ei ole, siis ükskõik milline su eesmärgistamise metoodika ole, ta lihtsalt ei tööta. Just. Ma olen suga täiesti nõus ja räägin ka, mis mind nagu aitas ja minu meeskonda aitas. Kindlasti need rituaalid, eks ole, ja noh, sa siin alguses tõid ka välja, et ega siis juhtimissüsteem on ju see, eks ole, mis loob ja arendab kultuuri, eks ole.
seda sama mõtteviisi. Et sellest tuleb nagu hammastega kinni hoida, et ega nagu pääsu ei ole, eks ole. Aga ja juhtmeeskond ja juht on need, kes näitavad eeskuju, veavad eest, sõnade ja tegude ühtsus ja need ei ole lihtsalt sõnad. Nii ongi. Aga paar asja veel ja mida enne ju ka rääkisime, üks on see joondamise pool ehk et kaasamine. Ja teine on ikkagi see läbipaistvuspool. Et inimesed saaks aru, mida mõjutab, kuidas seosed omavahel toimivad. Seda kaasatust saab ja joondamist saab teha nagu mitmeti. Ja see olenebki organisatsiooni suurusest, mis kantud organisatsioonis kõige paremini toimub. Minu oma praktikas on üle 10 nii-öelda valdkonna, projekteerimine, tootearendus, ost, IT juhtimine, finantsraamatupidamine, müük, laomajandus, projekti juhtimine, ehitus, tootmine, kogu see pool kokku. Ja siin ei ole teist varianti, kui sa nii-öelda lõimid, kaasad, eks ole, ja sa oled nii-öelda läbipaistev, et inimesed nagu päriselt aru saaks, mis on nende võimalused mõjutada, eks ole, ja kuidas. Ja meil oli näiteks selline kord, et reaalselt tuli kirjalikult ära siduda oma nii-öelda arengu eesmärk, siis reeglina soovitavalt organisatsiooni, eks ole, kvartali arengu eesmärgiga, aga see võis olla ka aasta arengu prioriteet. Sellepärast, et nagu öeldakse, et kõigepealt peab olema taju ja arusaam, et on ettevõtte nagu suure pildi arenguga asi seotud ja et kuidas ma mõjutan. Ja selline nagu lahti kirjutamine aitab, et sa füüsiliselt kirjalikult seod ja kõik näevad, millega sa seod ja sa tutvustad kõigile, millega sa seod, eks ole. Ja kuidas see nii-öelda arened. Teine asi on meeskondade koostamine. Me ei teinud seda iga kvartali nii, polnud nii-öelda vajadust ja ei teinud iga arengu eesmärgiga nii, polnud vajadust, aga me moodustasime ka näiteks juhtkonna tasemel prioriteedimeeskonnad. Leppisime kokku, kes seda veab, cross-functional, seal olid erinevate valdkondade esindajad ja niimoodi me viisime seda nii-öelda organisatsiooni laiali. Ja kasutasime seda metoodikat, eks ju. Kui me räägime nagu kvartali joondamisest ja sellest samast 1-2% ja see mahub sinna sisse, ma väidan seda, sest ma olen seda palju ise nii-öelda proovinud, siis meil oli 100 pluss miinus juhtivspetsialisti ja meil oli 20-30, nendest oli joondamisel kaasas. Kõik valdkonnad olid esindatud ja lisaks olid meil veel, eks ole, nii-öelda projektimeeskonnad, mis moodustati eri valdkondade esindajatest siis, kui me müügilepingu kätte saime. Ja niimoodi me joondasime üle organisatsiooni valdkondade vahel arengu eesmärgi, sealhulgas projektimeeskonnad. Aga kõik need eelpool mainitud valdkonnad me joondasime omavahel. Seal käis nagu kõva argumenteerimine, arutelu, vaidlemine selle nimel, et saaks õiged asjad paika ja mida aeg edasi seda paremaks läks. Rünnati nii-öelda probleemi, mitte inimest, see tõesti töötas, see on nauditav. Ja teine pool jällegi igaüks ütles kõva häälega endale ja teistele välja, kuidas minu valdkonna või minu arengu eesmärk toetab kokkulepitud ettevõtte suunda. Et need asjad tooksin esile. Aga lähme siit esile lähme siit edasi. Aeg pressib meid peale. Aga nüüd on see moment käes, kus ma palun jälle siis teid osalejaid tulla kaasa. Ja see on midagi, mis ma olen veendunud, on teile endale kasulik, kui te lahti kirjutate. Kohe ilmub teile ka slaid. Jällegi Mentimeetri abiga oleme selle koostanud ja see tuleb abiks ka meile juhtimistreeneritena, aidake meid ka. Ja nii nagu Margus vist tõi esile, eks ole, et veel ei ole nii-öelda ära ostnud, siis kui ei ole vaja, ärge ostkegi. Aga nii nagu sa Margus esile tõid kenasti, oli vist Margus, eks ole? Jah. Nii nagu Margus esile tõid, siis kenasti, et teinekord helistan Antile või teinekord helistan Toomasele, aga tihtipeale nii käibki. Vahetad paar mõtet ja lähed jälle eluga edasi, et see aitab selles kontekstiks ka meid. Ja esimene küsimus on, mis on sinu jaoks OKR-i kasutamisel hästi, aga tahaksid veelgi paremaks saada? Kes oskab, see kirjutab. Olge head. Tänan juba ette, et
ja pange oma nimi ka, siis sellest on veel rohkem abi. Mis on sinu jaoks OKR-i kasutamisel hästi, aga tahaksid veelgi paremaks saada? Aga Andrus, äkki ei olegi midagi? Millest sina tahaksid OKR-i kasutamisel? Me ju tegelikult aitame juhtidel seda igapäevaselt ju rakendada ja me kasutame seda oma meeskonnas ju, et mis sinu jaoks, Andrus, on OKR-i kasutamisel täna hästi ja mis on see, kus sa tahad paremaks saada? Jaa, mul on selles mõttes väga vedanud nii-öelda meeskonnaga, et me nagu päriselt nügime teineteist ja mulle ikka kolleegid ei saa ette heidavad, aga nügi on, kuule insener, ütlevad nad mulle umbes niimoodi, et lase nüüd nagu loovus lahti. On ju? Sõnasta põnevalt, sõnasta atraktiivselt. Näiteks, eks ole, 50 algab elu. Ja seal taga on võib-olla see, et ma tahan saavutada näiteks, ma ei tea, käive 50 000 eurot järgmise kvartaliga, eks ole. Ma tahan 50 uut kliendi kontakti saada, mis iganes, on ju, või millega ma mõõdan, et ma liigun siit nii-öelda sinnani, aga et too sihukest nagu põnevust ja sisse. Ja mina vist olen seda tüüpi nii-öelda Eesti mees, eks ole, kellel sees põnevus möllab, aga välja näeb ikka nagu Tehnikaülikooli insener, kes ma olen, eks ole. Nii et võib-olla see on esimene asi, aga sulle, Anti? Väga kihvti. Mul nagu otseselt seda muret ei ole, sest me oleme selles osas natukene erinevad, aga minu arust sa tõid välja praegu just nagu väga nagu olulise asi, et selles mõttes, et kuna nii-öelda OKR metoodika kõige paremini töötab nii-öelda sellise arengu tekitajana, siis võiks nagu vältida paari lõksu sattumist. Üks on see, et seda ei tohi võtta liiga tõsiselt. Just. Ehk siis, et siin peab olema selline mängulisus, julgus ja nagu ma varem ka nimetasin, et selle külge ei ole mõtet siduda tasusüsteeme, vaid et ta olekski meil nagu selline mänguline. Meie hea kolleeg Andres Aavel alati ju meid nügib, et kuulge, et pange endale nüüd selleks kvartaliks selline arengu eesmärk, nagu mis tõesti teid sütitab. Nii et see peab olema nagu edasi viima. Ja teine asi minu arust lõks, mis palju tehakse, et seda OKR-i hakatakse nii-öelda rakendama kuidagi liiga suure sellise inseneri mõttega, et ülevalt alla ja seotud. Natuke midagi ka Rasmus välja tõi tegelikult. Et ma arvan, et see on ettevõtteid, kes tegelikult ju ongi loonud ka OKR-idest sellise nii-öelda seotud suure süsteemi, kus kõik on paigas ja siis joondatakse ülevalt alla paremalt vasakule, aga ütleme niimoodi, et ärge raisake selle peale aega tegelikult, vaid hakake minema, võtke see metoodika, rakendage ühes meeskonnas, viige järgmistesse meeskondadesse, võtke juhtkonna, et see on tegelikult pigem selline, nii-öelda selline hea viirus tegelikult, mida võiks sellisena võtta ja siis on sellest kasu. Minu arvates täna. Et las ta ründab, eks ole, las ta viirus ründab. Kasutage ära, kasutage teda orgaaniselt, ärge võtke seda liiga nagu selles mõttes liiga, ärge nii-öelda, võtke seda liiga tõsiselt ja liiga sellise nii-öelda just nimelt liiga tõsiselt. Kuule, ma väga tänulik, sest kenasti võtsid selle asja nii-öelda kokku, et fun peab olema juures. See peab olema lõbus. Rõõm peab olema juures. Peab olema lõbus ja samamoodi peab olema eesmärgistamine lõbus. Sest kui see ei ole seda, siis mis juhtub? Inimesed ei tegele sellega ja nad hakkavad tegelema sellega, mis neile leiva lauale toob, aga areng peab, juhi ülesanne on luua keskkond, kus inimestele arengu tekitamine on lõbus. Ehk et ma tahan. Ma tahan teha. Mitte ma pean. Ma tahan teha. Ühelt poolt ma näen, et see on mulle kasulik, eks, et ma nii-öelda sellega aitan ka oma võib-olla boonust ühel hetkel, eks, mõjutada, aga teiselt poolt, et mul inimesena on põnev, ma arenen. Pluss, et nende arenguprojektides koos teistega töötamine, see on ju lõbus, me saavutame midagi. Ja see on see, miks üldse tasub teha. Aitäh sulle, Anti. Me lähme edasi ja meil on teine küsimus veel teie jaoks. Aitäh teile, kes kaasa lõite. Pärast süveneme sinna detailsemaks. Ja üks küsimus veel, palun, täpselt samadel põhjustel teie enda jaoks ja palun ka meie jaoks. Mis on sinu jaoks OKR-i kasutamisel suurimad väljakutsed
ja milles tahad paremaks saada. Ja me kohe jõuame mõne minuti pärast sinna, enne kui lõpetame, kuidas võiks seda, mida te praegu nii-öelda kirjutate, teie kasuks tööle panna, eks ole. Mis on sinu jaoks OKR-i kasutamisel suurimad väljakutsed ja milles tahad paremaks saada? Et juba ette tänades jälle hetk mõtlemist ja pange kirja, eks ole. Et võib-olla taustaks, Anti, võtamegi siis kokku, et me tegelikult oleme 3. nii-öelda webinari punkti ära katnud. Koos arutledes, osalejatega arutledes, et mis on need võib-olla levinumad vead, eks ole. Ja seni, kuni kirjutatakse, seni siis võib-olla arutleme selle üle. Ja nii nagu kahe esimese siis punkti puhul on mingi siuke juhtmõte levinumate vigade puhul ja ma ütleksin, et juhtmõte on siin see, OKR-i meistriks ei sünnita, vaid treenitakse, jälle treenitakse ja tegelikult treenitakse kogu aeg, sest ega olümpiavõitja ei lõpeta treenimist, kui ta on olümpiavõidu kätte saanud. Ta peab tegema midagi teisiti ja võib-olla rohkem, eks ole, targemini selleks, et jälle tulla olümpiavõitjaks. Sa ei saa treenimist nagu katki jätta, eks ole. Ja, täitsa. Ma olen arengu ja treenimise usku. Ütleme, et kui sa küsisid, et mis on võib-olla sellised väljakutsed praktilisel tasandil siis OKR-ide siis loomisel, siis tegelikult üks võib-olla kõige levinum on ikkagi see, et inimesed ei taha lahti lasta oma sellest senisest mõttemudelist ja hakatakse siis võtmetulemustena pakkuma tegevusi. Ehk see sama, mida sa ka tõid, et OKR-ide rakendamine on kasulikum, kui me läheme sellisest tegevuspõhisest mõtteviisist siis tulemuspõhisesse mõtteviisi. Siis hakkab see OKR töötama ja just nimelt, et võtmetulemus peab olema mõõdetav mingisugune ikkagi tulemus, nagu see nimi mõtleb, mitte tegevuseks. Tegevused kõik tekivad hiljem, lähtudes siis sellest, kuhu me oleme parasjagu arenguga välja jõudnud ja mida on mõistlik mingil ajal teha. Kas see oleks, eks ole, see järgnevusloogika, et kõigepealt sa sõnastad ära, kes sa tahad olla, kus sa tahad olla. Nimelt, mis on see sa üldse ei muretse selle pärast, et kuidas ma sinna jõuan. Selle kirjeldad kõigepealt ära. Siis sa mõtled välja, eks ole, et aga kuidas ma seda nagu edukust mõõdan. Eks ju, et ma nüüd seal olen, et on ju, et võt, saavutan EM-il sellise koha ja olen heas vormis. Aga mida see hea vorm minu jaoks tähendab? Kas see on mingisugune kaal, on see veel midagi, eks ole, mingisugune näitaja ja alles siis sa jõuad sinnamaani, et aga mida ma selleks ära teen? On ju? Ja proovid, see ei tööta. Okei, kui see ei tööta, proovin kuidagi teistmoodi, eks ole. Ka need võtmetegevused ei ole kivisse raiutud. Eks ju, sa peadki proovima, testid vastu klienti, vastu turgu, vastu kolleege minu pärast, eks ole, vastu iseennast, et proovid nii ei tööta, proovid naamoodi, eks ole, aga sul on kogu aeg ees see uus seisund, sa püüdled sinna poole, see on fun, nagu sa esile tõid, eks ole, see ongi põnev ja äge, sa ärkad hommik üles, mõtled, täna tuleb väga hea, täna ma proovin selle asja nii-öelda ära, ei tööta, kohe kõrvale, uus, et mingi selline, aga aitäh teile, suurepärane, olete aktiivselt kaasa löönud ja paneme järgmise slaidi siia esile, sest see, mida me ju Antiga täna rääkisime ja teie siis kaasabil, kuhu me välja jõudsime, mis ma ka ütlesin, mis võiks tulla teile kasuks, kui te lahti mõtestate, millest te tahate areneda OKR-i teemaliselt, siis meil on teile Antiga üks väljakutse ja iseendale ka. Nii-öelda praktiline treening, sest tsiteerides klassikuid, Oskar Luts, suves oli see vist, jah? Et vaata, Jorg, et see, mis ma praegu sulle rääkisin, on teooria. Aga nüüd, kui hakkad kivi lükkama, siis see on praktika. Ehk, et me pakume teile välja, et me teeme OKR-i meistriklassi Antiga maikuus kuni 10 osalejale ja tegutsege kohe, broneerige osalus siinsamas nii-öelda ära. Teie tagasiside sisend on selleks nii-öelda väga oluline ja seal me võtame juba ette praktiliste teie näidete peal,
eluliste näidete peal. Räägime kõik need seosed läbi, mis siin sai toodud, eks ole, läbipaistvused on ju, selle sama põnevuse sõnastustes minu pärast, eks ju, edukriteeriumites, kuida me mõõdame, eks ole, mis võiks olla need võtmetegevused ja kogu selle nii-öelda temaatika kokku ja ausalt öeldes, kui on mõni ettevõtte, kes tahaks, et me teeme ainult ettevõtte siseselt, noh, nii-öelda jutt on sama. Me tuleme ja teeme siis praktilise treeningu ettevõttes läbi, nii et olge julged, astuge see esimene samm. Ma olen üsna kindel, saab olema väga põnev rada, mida astuda. Ja lõbus, ja lõbus. Minus lõi jälle see insener välja. Aga päeva lõpuks, et tõmbame webinari kokku, üks slaid jooksis teie silma ees ka juba läbi, et mida see OKR ju siis suuresti meil aitab tegelikult ju ellu viia, on paradigma muutus juhtimises. Seesama, eks ole, delegeerimise asemel, eks ju, võetakse vastutus, eks ju, luuakse tähendus enda ja teiste jaoks, eks ole, tulemusootustest me rääkisime, joondatusest rääkisime ja autonoomsusest ka, sest kui on loodud seosed, kõik teavad, kuidas sa mõtled ja mida sa ütled, kuidas sina panustad, siis see, kuidas sa katsetad, mida sa nii-öelda teed ja võib öelda, et see on see autonoomsuse pool. Võta ja tee ja toimeta, eks ole. Juht ei ütle, mida sa tegema pead, vaid et kuhu sa välja võiksid jõuda. Täpselt nii. Ja kui sul on takistusi, ole julge, too need esile, ära karda, sellepärast, et kõigil on takistused ees. Kõik me vajame nii-öelda tuge ja teiste mõtteid. Jällegi selleks, et areneda, sest meistriks ei sünnita, on ta OKR või miski teine, vaid treenitakse. Sina ütled treenitakse ja mina ütlen taaskord treenitakse. Mina väga tänan. Anti, usun sina ka. Suurepärane, et ma teadsin, et meil siin koos tuleb tore ja ma loodan, et ka kõik osalejad nii-öelda ekraanide taga nii-öelda said siit endale nii-öelda sellise, kas siis julguse OKR-i katsetada või need, kes juba täna kasutavad, said siin võib-olla mingisuguse väikese nii-öelda sellise lisateadmise, mis aitab jälle sammukas edasi, et oma meeskonda siis treenida paremaks. Ja kui ei proovi, ei saagi teada. See on nagu fakt. Me paneme ühe slaidi veel ja kui me rääkisime siin enne rutiinidest ja rütmisest, siis me ise kasutame seda, treenime meeskondasid kasutama. Iga sellise kohtumise järgselt ka küsime, kui kasulik oli osalejatele, eks ju. Ja mis on kõige kasulikum, mis sa kaasa võtsid. See on ehe näide ühest sellisest rutiinist. Ja minu isiklik kogemus on see, kuidas ikka aeg-ajalt meeskonnaliikmed olid esile, et see on nagu siuke paljude jaoks paradigma muutus. Ja läbi selle saad tegelikult luua sõnade ja tegude ühtsus. Kui sa võtad päriselt seda arvesse ja võta, soojalt soovitan, suisa rangelt soovitan ja võta sellest nii-öelda midagi ette ja niimoodi see kultuuri ehitamine käib, mitte kuidagi teisiti. Aitäh teile ja uute kohtumisteni. Kohtumiseni.